tuli see Al-Busaidi dünastia 1740. aastatel võttis selle kipatuse üle, siis tegelikult oli ka eraldi imaamiriik, mis oli sisemaal ja siis rannaosa, see Maskati osa oli siis sultanaat ja siis tekkis selline variant, et vahepeal, kuna sultan ja imaam oli üks ja sama inimene, siis tekkiski Omaani ja Maskati sultani riik, kuid ikkagi siis Omaan säilitas sellise nagu teatud mõttes autonoomia ja see oli siis kuni 1970. aastani, kuni siis lõpuks praegune sultan otsustas, et ei ole neil mingit autonoomiat vaja ja see siis tõi kaasa kodusõja. Aga imaam on siis usuline valitseja ja see on siis seotud sellega, et siin on siis see ibadism ehk ibadi islam, mis on ka üks väga vanadest islami vooludest. Praegu tegelikult huvitav on see, et tõesti siis islam on kõige kiiremini kasvav usk ja üle 1,7 miljardi on nüüd islami usus ja 49 riiki on siis ametlikult islami riigid maailmas ja on levinud siis üle kõigi mandrite selline, ta on suuruselt teine usk praegu inimeste arvult, aga üsna varsti on see päev siis, kus on ta siis kõige esimene, kõige suurem ja kõige arvukama järgijaskonnaga religioon. Tähendab, kes on okupeerinud Omaani kohe ajandust tagasi minnes 3. sajandil Pärsia, siis 6.–7. sajandil siis tekib siin, see on väga varajane islam, tähendab, prohvet Muhamedi eluajal on see maa juba teatud piirkonnad siin islami mõju all. Siis islam, siin tekib siis see ibadism, mis on siis Omaanis tekkinud islami variant. Tähendab, see on niimoodi, et mis on siis Omaan, et tekib küsimus. Siin on olnud tegelikult kaks väga erinevat piirkonda ajalooliselt. Üks on see kaldaäärne piirkond, kus on need sadamalinnad, mis on rahvusvaheline kaubavahetus käis, igalt maalt oli siin kaupmehi ja käsitöölised ja selline väga internatsionaalne seltskond käis sealt läbi. Et see oli siis see, mille peale ihusid hammast ka tegelikult need väga ilusti on näha, kuidas laavu on tulnud siit ülevalt, on ju. Need igasugused anastajad, et ma nüüd nende Pärsia riigi juurde jäi pidama, aga siis pärast pärslasi, pärast hiljem tekib ju Araabia kalifaat, eks ju, ja Araabia kalifaat tegelikult tekib islami riikide ühendusena umbes nagu Euroopa Liit. Et me oleme nagu nõuandev, kaliif on nagu nõuandev, nagu isakene kõigile, aga otseselt tal ei ole mingit mõjuvõimu või ta ei saa mingit raha või mingit varandust otseselt nendest maadest. Aga see kalifaat ka muutus nagu väga anastajalikuks tegelikult paar sajandit hiljem. Ja siis see oli uus pärslaste rünnak, pärslased on mitu korda rünnanud ja hiljem Iraan on muidugi rünnanud ka Omaani. Iraan oli üldse väga-väga sõjakas ja siiamaani natuke sõjakas. Ja siis oli siin portugallaste 15. sajandi alguses 1405 tulid nad sisse ja 1554 sai neist lahti lõpuks. Kas ta läheb ju natuke? Will they be taken to the sea? No, they will put it there, they will go by themselves. They will go by themselves. Isegi üks hästi tore raamat, kus Ian Morrisi nimeline mees, kes 53. aastal oli sultani saatkonnas, praeguse sultani isa, praegune sultan on siis Qaboos al-Said Al-Busaidi dünastiast, eks ju, aga siis bin Said tähendabki seda, et ta isa nimi oli Said ja siis tema isa nimi oli omakorda Taimur, nii et siis sultan Said, kes siis 70. aastal siis kui praegune sultan tegi paleepöörde, siis ta võeti võimu maha, siis tema siis sõitis. Britid olid väga hoidatud sellest alast, siis nad andsid sultanile näiteks relvad, korralikud siidid, ka Briti sõjaväe saatkonna väikese sellise. See mees, kes pärast siis raamatu kirjutas, tema sõitis siis koos sultanile läbi siit mägedest. Nad hakkasid sealt alt seal alast peale lõunas ja siis sõitsid läbi nende kõrbe väljade peatudes oaasides, vaatasid, uurisid jälle, kas naftat ei ole, eks ju. Ja siis proovisid neid sõjakaid kõrbe hõime vaigistada siis ja sultani poole üle meelitada, siis tollel ajal oli siis ju Omaani ja Muscati sultani riik, et Omaan oli tegelikult imaami riik ja nagu nii-öelda autonoomia, üsna suurte õigustega ja nad tahtsid ka pidevalt õigusi juurde. Teine oht oli jälle see, et Saudi Araabia paneb sellele Omaanile käpa peale sealt teiselt poolt, sest tema tuli nendest naftaväljadest huvitatud. Ja siis on nagu kirjeldatud väga hästi seda juhus, kuidas sultan siis sõidab jälle, siis ta laseb iga natuke saja tagant seal oma
pakuvad siis igasuguste kivimite näidiseid, iga natukese aja tagant. Siin on ei ole niisugust sõnavabadus ja trükivabadus. Et siin ei ole ühtegi poliitilist parteid. Kui inimene ütleb midagi halba valitseja kohta, siis ta pannakse 3 kuuks vangi või võetakse tal see kodakondsus käest ära. Araabia kevade ajal siis siin olid ka mingid üksikud niisugused meeleavaldused, nende inimestega käituti väga karmilt, et saadeti vanglasse, siis saadeti maalt välja. Ja mõni üksik olevat ka kaduma läinud, aga seda jälle ei tea. Siin kõik vaikitakse maha, mis ei sobi nagu ametlikku pilti, sellest ei räägita lihtsalt. Kuritegevus siin ei ole. Tegelikult muidugi on, aga sellest ei räägita. Ja kõik niisugused detailid nagu. Et ebameeldivatest asjadest lihtsalt ei räägita. Ja siis teine asi muidugi, kui oli siin see Araabia kevad, siis siin ka prooviti nagu ühte teist. Ja siis ei olnud võimalik poliitilist sõna meelt avaldada teistmoodi, kui siis hakati kasutama eesleid, siis kirjutati eeslile punase värviga külje peale mingi poliitiline sõnum, lasti eeslil linna peale lahti, sest politsei pidas ebaväärigaks selliseid rumalaid loomi taga ajada nagu rahva ees. Ja siis see oli nagu ainuke väljund neile, kus nad said siis natuke, sest keegi ei saa aru, kes sinna kirjutas. Eesil ilmselt on omanik ees ja omaniku asjake oli hästi vihane, aga jah, need eesleid kasutati niimoodi. Inimeste käitumise hõimusuhtid ja kõik minas. Ja siis oli orjapidamine, muide keelustati siin alles 70-ndal, siis kui sultan Mahmud sai võimule, tema keelustas orjapidamise. Veel tema isal olid orjad ja inimestel olid siin orjad veel. Ja siis kooliharidus on siin tasuta ja põhimõtteliselt kõik asjad on nagu alamatele siin tasuta. Tervishoid, kaasa arvatud ravimid on sultani alamatele tasuta. Aga välismaalane tema peab siis maksma. Ja siin on niimoodi, et siin on nagu valida üldiselt perekonnast tavaliselt taarpoissi läheb sõjaväeteenistusse. Sõjaväeteenistus on 25 aastat ja siis ei olnud 20. Ei, see on nagu tasuline. See on palgaarmee, jah. Ja see on 27, palju ta oli? 27 aastat, eks ju? Midagi sellist, et kuskil 40-aastaselt saab. Et ta kuskil 40-45 aastaselt saab juba pensionile ja siis võib hakata oma elu elama päris korralikult riigi pensioni. Head siin üleval jooksevad. Minu pea peale siis paigal. Ja siis samuti väga hästi hoolitsetakse siis poegivate kaamelite eest. Ja kaamelid, nende väärtus on siis erinev, aga kõige kallimad on siis võistluskaamelid. Kaamelite võiduajamistele müüakse, siin kasvatatakse neid ja müüakse siis ka Saudi Araabiasse, rikkamatesse Araabia riikidesse, kus on siis suured kaamelite võiduajamised. Ja üks võidu kaamel maksab siis võib-olla kuskil 30 000 eurot, isegi kallim võib olla. Et see on väga hea business neile võidusõidu kaamelite kasvatamiseks. Ma räägiks võib-olla natuke sest kaamelite võidusõidust ka, ma ei tea, kas meil täpselt teab tee äärde mõni rada, kus me näeme, kui nad parajasti trenni teevad või sõidavad. Et alguses kasutati, neil on siis need väikesed kaameli ajajad või tšokid istuvad seljas. Vanasti kasutati selleks väikseid poisse, aga nüüd ei ole lubatud enam. Igasugused rahvusvahelised organisatsioonid tõusid tagajalgadele, sellepärast et lapsi kasutatakse ohtliku spordialas. Ja nüüd on viimastel aastakümnetel on neil robotid seljas. Ja siis kõige huvitavam isegi vaadata, kui nad treenivad, siis džiibiga üks vend sõidab kõrval ja siis karjub aknast välja ja siis teine vaatab seda robotit ja siis nad niimoodi jooksutavad neid kaameleid. Kaamelite võiduajamised on suur äri ka, sest seal tehakse panuseid ja seal käivad ikka suured rahad läbi. Ja siin nendes Araabia riikides on ta väga-väga populaarne igal pool. Especially like this.
Nad on siis rändrahvas, et nad nende palmilehtedest tehtud hütikene, kus nad siis elavad, see ei ole muidugi tavaliselt, kus nad elavad, ei ole nii suur, et see on nüüd meie turistide jaoks tehtud siia siuke suurem. Aga et nad rändavad ringi siis vastavalt sellele, et kui ühes kohas läheb väga palavaks ja kõik rohi saab otsa, nad siis lähevad siis rohkem sinna ranniku poole või oaaside suunas. Ja siis, kui on kevad ja kõik haljendab, siis kõrbes on igal pool süüa, nad siis lähevad rohkem sisemaale kõrbesse ja neid hõime on hästi palju tegelikult ja nad olid alguses usad sõjakad üksteisega ja nii edasi. Võib-olla pärast ma räägin sellest pikemalt kunagi. Aga et põhimõte on siis selles, et siin nad siis niimoodi nad vanasti ka elasid ja siiamaani elavad tegelikult peduiinid. Kuigi väga paljudel on tänapäeval täiesti korralikud majad olemas, eks ju, sultani poolt ehitatud. Kõik pered peaksid elama majades, aga nad ikkagi eelistavad nagu traditsioonilist eluviisi. Vahel on hästi huvitav vaadata, et see mingi hütike on püsti löödud, aga see satelliiditaldrik on ikka küljes. If you want to take a photo for here, just tell here for before. Aga kui te tahate pilti teha, siis palun küsige jah, et kas tohib teha pilti, et siis on nagu viisakas kohalike käest alati küsida. Ja kui ta ütleb ei, et siis tuleb tema tahet austada. Aga nad siis teevad siin käsitööd, nagu te näete, ja siis nad müüvad siin igasuguseid neid võtmehoidjaid ja käepaelakesi ja rätikuid ja salle. Ja mis siin rippuvad, et siin on ka siis peduiinid traditsiooniliselt rõivad, näete seal, saate endale osta, kui te soovite. Ettevõtet asutada siia võõramaalale ei saa ja siis peab olema, võib olla küll ühisettevõte, aga siis peab olema see kontrollpakk, aktsiaid peab olema oma maalase käes. Et niimoodi ei saa, et mingi võõramaa omanik omab siin nagu kontrollpakki. Oleme siis selles vannas Omaani majas ja see on siis ehitatud kahes jaos, et see kõige vanem on tõepoolest, kõige vanem osa on siis 400 aastat vana, aga see uuem osa on siis kõigest 300 aastat vana. This is the family tree of the owners of the house. Omanike sugupuu on näha ka seal seina peal. Niisugused pisikesed junnid on siis, seda kutsutakse trummipuu seemneteks. Mul ei ole aimugi, mis nad eesti keeles on, aga ma guugeldan ja ütlen teile nii pea. Niisugused jah, puupähklid põhimõtteliselt. Et ja siis, ja seeds, ikka seemned. Ja teine on siis, kafas on nagu araabiakeelne nimi, need näevad välja nagu mingid männiseemned natukene. Ei või süüa, sööge. Seda maitsta, te võite seda endale peale määrida, katsuda näpu vahel, kui te soovite. Et see on nüüd see trummipuu-õli, mis on sööda. This is edible, jah? Even if you wanted to touch it, just touch. Lihtsalt ka if you wanted to taste it, ta teeb sihukest tööd siin. This is for the oil. That is for the oil. And here, actually, it's how we are making the Omani coffee. We give it 2 tastes. Ja siis see santripuus siis jahvatatakse, pannakse natuke vett tulka ja siis hõõrutakse vastu seda kivi, krobelist kivi, nii et see sandliõli tuleb välja. Seda sandliõli kasutatakse siis, vanasti kasutati kosmeetikaks ja siiamaani siis kasutavad naised ja samuti siis võtab see väga hästi peavalu ära. Ja vanadest aegadest saadik on siis siinsed inimesed pidanud siis olema väga sõjakad ja kaitsma oma valdusi teiste eest, kes on tahtnud siis põhiliselt neid üle võtta just selle tõttu, et siin on vett, et vesi oli siis kõige olulisem asi. Ja siis me näemegi neid vahitorne, mis on siis siin selle oaasi ümber ehitatud selleks, et oleks võimalik siis vaenlase liikumise silm peal. Et siin on siis mägedel on siis selline vahitornide vöön, et seal on näha kohe paar tükki seal pool. Et siit siis peeti vahti. Et see põhimõte on siis selles, et inimesed tulevad siis võib-olla kord kuni 2 päeval harima seda põldu ja need jupikesed on siis ära jagatud kohalike elanike vahel. Ja liigutussüsteem on ka selline, et nad ei saa siis võtta, üks võtab siis kõik vee endale ja teised ei saa midagi, vaid siis on ära jaotatud teatud arv kordi nädalas, siis saavad need põllud vett. Ja see siis toimub sellise sõbraliku süsteemi alusel. Ja niisutuskanalid on, niisutussüsteem on siin väga kuulus. Näha on, et need põllumehed siis elasid vanasti nendesse maha jäetud majakestes, mis siin palmide kohal on. Ja seal kaljude peal, aga nüüd on nad kolinud siis elama juba uuematesse majadesse, aga nad tulevad siia oma põlde harima siis iga päev. Nowadays the people, they are not staying in the mud houses.
It's old houses, they are moving to the old houses. Et siis järgmine küla, kus me lähme, on Svati küla ja see on ka väga vana küla, aga see on ehitatud siis mitte põletamata tellistest või noh, nii-öelda mudast, nagu tema ütleb, või porist, vaid siis see on ikkagi kivist ehitatud, ka väga huvitavad vanad elamud. Aga siin selles külas siis, vanad majad on muidugi maha jäetud, sellel on keegi ei ela, kõik on uutesse majadesse kolinud, aga umbes siis 200 elanikku on sellel küla. No vot, et siis geoloogiliselt on ta hästi põnev, sest siin on olnud siis näha siis need, kunagi oli ta seismiliselt aktiivne piirkond, et kõik need kurrutused ja mis siit välja on sopistunud, et põhimõtteliselt siis maakoores olid need kihid ühtlaselt jaotunud. Siis kui sul vulkaanilise tegevuse tagajärjel siis see laava hakkas pinnale tungima, siis ta selle maakoore niimoodi kiskus katki. Siit on hästi kenasti näha, no siin on näha need laavaväljad nüüd ka, see laavad, see basalt, mis on nagu voolanud välja, ta on pärast ära pragunenud, eks ju, kõik see tume kivi siin nende valgete soontega. Terve karja kaup on. Pärast näitan teile pilti, kui te. Siin on üks pilti. Siin on huvitav, et need lambad ja kitsed on nii sarnased, nad ongi tegelikult suguluses ju oma vahel. Aga Euroopas on need tõud niimoodi välja aretatud, et nad näevad väga erinevad välja üksteisest. Aga siin nendel lammastel on ka niisugused lontis kõrvad ja põletamatud tellistest majad siin. Tema ütleb nagu porimajad või mudamajad selle kohta. Et need siis põhimõtteliselt nad pidasid väga hästi vastu, aga siis kui oli pikem vihmaperiood, siis nad hakkasid nagu sulama. Ja need on siis praegu elamiskõlbmatuks tunnistatud, aga vanasti muidugi elati seal sajandi. Ühest otsast parandati jälle natuke. Kes tahtis surnuaeda näha, et siin on siis näha ka kohalik surnuaed. Kuna siin nüüd matta ei saa, siin on kaljunenud see basalt kalju, et siia sisse matta ei saa, siis on nagu kivikuhilad pandud autode peale. Näete sellised hauakalmed, piklikud kividest laotud ja mehe kalmel on 2 kivi püsti. Alguses ühes otsas ja teises otsas ja naise kalmel on 3 kivi püsti, keskel on siis ka 1. See on surnuaed. Et tänapäeval siis ka maetakse, et need surnuaiad on siis surnuaial on ka surnuaiavaht, kes hoolitseb selle ala eest. Inimesed siis, kui keegi sureb, siis ta pestakse kenasti puhtaks, keeratakse valgesse kangasse ja siis lõhnastatakse teatud lõhnaainetega ja siis maetakse maha. Tänapäeval on muidugi matuseteenused juba olemas, aga vanasti siis inimesed... Ja inimesed siis kaevatakse, näete siia kivitükkide alla nad maetakse ja pannakse siis lamama niimoodi, et nende pead oleks kõik Mekka suunas, et Mekka on seal. Kui te vaatate näiteks oma hotellitoa, siis teil on ka väike märgikene üleval laes. See on siis see kibla, mis näitab ka Mekka suunda. Et õigeusklikud mohamedlased ka palvetavad siis selles suunas. Hästi palju plusse miinusmärgiga joone ja kõrge väävlisisaldus ja need on kergesti vesi, aga kingad ei muu siia jätta ja võime talle järgi minna. Romaanis ei olnud enne siis sellist suurt uhket mošeed ja 93. aastal sultan Qaboosile tuli siis selline hea mõte pähe, et võiks ehitada ühe. 95. aastal hakati ehitama ja lahti tehti 2001. Kõik kokku siis kõik need palveruumid, naiste ja meeste palveruum ja siis ka sisehoovid, kus pannakse siis vaibad maha, kui on suured usupühad, et siis sinna mahub igale poole kokku palvetama 20 000 inimest. Ja siin on siis 5 minaretti. Minarett oli siis see torn, kuhu siis vaimulik ronis üles enne seda, kui kella ei olnud ja siis karjus, seal käis ümber ääre ja siis karjus, et nüüd on aeg palvetama tulla kõikidele moslemitele. Nüüd on 5 minaretti ja siis kõige kõrgem on 90 meetrine, väiksed 4 tükki on 45 meetrised ja kupli kõrgus on 50 meetrit. Ja see arhitektuur siis moodustub siin erinevatest islami arhitektuuri stiilidest. On Andaluusia islami arhitektuuri, siin on Iraanist, Saudi Araabiast, igalt poolt siis kokku korjatud sellised detailid. Et siis selle saali arhitektuur on pärit siis Omaani nagu lossi arhitektuurist, need ilustus- ja kaunistuselemendid.
väga tore selline puutahvlitega lagi on siin ja siis ümber selle ruumi ääres, seina ääres üleval näete, siis on ka tsitaadid Koraanist on kirjutatud sinna see araabia kalligraafia, mis on hästi kuulus ja millel on ka hästi palju stiile. Ja siis me oleme siis praegu naiste palvesaalis ja siia tulevad siis naised, nagu te teate, naised ei pea siis tulema mošeesse palvetama, nad võivad ka kodus palvetada, aga siis reedel, kui on see kõige suurem püha nädalas, pühapäev nii-öelda, siis nad tulevad ikkagi mošeesse ka, siia mahub siis 700 naist palvetama. Ja näete, siin on siis igaühele siuke väike vaiba peal on kohe näidatud ära, siis see on ühe inimese palvekoht. Et nad võtavad siia niimoodi ilusasti ritta kõik, et keegi ei vali paremat kohta nagu joogatunnis järjest. Aga see väike katsimoodi asi, see on minbar ja sealt siis imaam peab jutlust. Ja see on siis maailmas suuruselt teine lükker, mida me siin näeme. Kõige suurem lükker maailmas on siis Sheikh Saidi mošees Abu Dhabis, kes on käinud seal kandis. Et see on 2006. aastal sinna pandud. She'll feel like she's just, she has to do it. But when you have that relationship with God, because for me, being a Muslim woman, I feel I have been privileged. And I have this beautiful direct link with the King and the Creator of the heavens and the earth, the one who sent all the messages and the messengers. Are you all understand? I know. Et ta räägib sellest, et tema on moslemi naine, kuidas ta tunneb ja kuigi ta on kinni kaetud, et ta ei tunne, et ta oleks Jumala ees, ta ei ole kinni kaetud, et tal on otseselt Jumalaga ja ta tunneb, et ta on selle tõttu, et ta on moslem, ta on väga õnnelik selle üle ja ta ei taha mitte midagi, et oleks teistmoodi. Aga nende uskude juurde tagasi tulles siis, et enamik riigi kodanikke on siis moslemid, aga väga vähesel määral on siis ka hinduismi ja teiste väiksemate uskudega kristlasi on siin kuskil 0,6%. This is the diplomatic side. This is all the ministers. Vasakult kätt on siis, siin on kõik ministeeriumid ja ka siis diplomaatilised esindused on siis seal vasakult kätt ääres. Need hooned, kus on siis riigilipud väljas, need on siis kõik ministeeriumi hooned. Ja me näeme siis, kui me vaatame, näete, seal ees on ka majad, et need majad on siis kõik valged või väga heledatest pasteelset tooni ja siin, näete, siin kõrval ka kohe siis paremat, et siin siis ei saa luba maja mis tahes tooni värvida, vaid peab seda taotlema. Valitsus otsustab, mis värvis on maja peab olema. Sõidavad siin need veepünnal nii lahe vaadata. See on nüüd see vadi, jah, et jõeorg, kuiv jõeorg ja siis kui järsku vihma hakkab tulema, siis täitub see hetk juba veega ja... Aga jah, et siis see ala, kus me praegu oleme, see on siis kõige vanem Maskati osa, aga nagu me vaatame, et need majad ei ole eriti vanad, võib-olla siin paarisaja aasta vanused on kõige vanemad, et nagu ikka juhtub linnadega, et alguses ehitatakse mingid pisikesed osmikud ja siis kui linn rikkamaks saab ja tulevad uued moed ja uued stiilid, et siis jälle lammutatakse maha ja ehitatakse suuremad ja uhkemad. Nii on siis ka siin juhtunud ja tänapäeval siis domineeribki siuke alates 70-ndatest selline betoon. Ja sealt tagant paistab siis ära siis Portugali kindlused on 2 tükki siis siin kaljude otsas ja need väiksed vahitornikesed ja kindluse müürid on siin näha siis ka nende ümbritsevate mägede külgedel. Et Sultani palee siis kõige uuem osa riiklikult külaliste toad ehitati siia 2006. aastal, aga tegelikult palee kõige vanem osa pärineb juba 1840. aastatest. Ja hiljem on seda siis täiendatud ja ehitatud siia juurde, et on ka siis sellises kuidas öelda, araabia segastiilis ehitatud. Seda enam sultan siis otseselt oma eluruumidena ei kasuta, vaid need on siis nagu see on nagu riiklik vastuvõtupalee nendele uhketele väliskülalistele, kes siia tulevad, presidendid, kuningad, peaministrid. Ja nagu siis 1001 öö muinasjuttudest, kes mäletab, et seal oli ka selline valitseja, kes käis siis rahva seas erariietes ringi ja tema käis küll salaja, aga sultan Qaboos käib siis avalikult ja ta on olnud siis algusest peale, kui ta võimule sai, niimoodi paari kuu kaupa, siis ta elab erinevas piirkonnas ja käib seal väljas, suhtleb inimestega, küsib nende muresid ja proovib siis nende elu parandada ja see on siis nagu selline mõnes mõttes poliitiline manööver ka, aga teisalt ta siis kõik inimesed ikka tõesti siin väga armastavad teda, et arvas, et Nasir, et umbes siis 98%
90% inimestest ja siinsetest kodanikest on tema suured fännid. Nüüd vaatame siis vasakule, et siin näeme siis ühte nendest kõrge aususe sultani jahtidest. Ja nendest taudest tuleb siis ka jutt, et see suur tau seal keskel siis, see on siis tema kõrge aususe sultan Qabusi tau, millega tema siis korraldab lõbusõite. Ja teine laev on siis kingitus ka sultanile, see väiksemat sorti ja see on ehitatud, see tau on siis ehitatud selles samas tautehases Surris, kus me käisime ka ekskursioonil. Kuna ta lapsi ei ole, et siis kui ta nüüd surema peaks, õnneks ikka Allah tuleb ikka iga, aga et kui ta nüüd ükskord sureb, et siis tema järeltulijaks saab kuninglikust perekonnast tema kõige, ilmselt üks lähedasemaid meessugulasi, kas siis vennapoeg või keegi selline. See nõue on siis selline, et ta peab olema Omaani vanemate laps. 3 päeva siis on võim sõjaväe peale sultan Qabusi surma ja siis perekond otsustab, et kellest saab uus sultan. Kui nad ei jõua kokkuleppele, siis sultan Qabus on oma lemmiku nime pannud kinnidesse ümbrikusse ja siis, kui perekond kokkuleppele ei jõua, siis võetakse see kiri lahti ja siis määratakse siis sultaniks see, kelle Qabus ise on enda järglaseks määranud. Sultan Qabusi üks suur projekt, mille ta lasi ehitada ka siia 2000. aastate alguses. Ta on väga suur klassikalise muusika huviline ise olnud ja see suur uhke ooperiteater, kus on siis 2 saal ja kus on siis etendunud tõesti uhked ooperid, seal avati siis Puccini ooperiga ja siin Placido Domingo oli siin laulmas ja kõik igasugused uhked staarid. Aga et siis rääkis ka siin Nasir siis oma lapsepõlve õuduslugusid, kuidas siis enne 70. aastat siis jälle, enne kui sultan siis paleepöörde tegi, oli siin olnud siin ainult üks haigla ja siis kasutati traditsioonilist meditsiini, kus siis teatud punktide kuumutamisega tajuti mingi metallist asi tuliseks ja siis suruti teatud kehapunktidesse ja siis niimoodi raviti, et poisil on siiamaani armid 2 kohas. Ja siis see kupatus siis aurustub ja hiljem siit orust siis aur kondenseerub, aga veeauru ja selle taimeõli kondenseerumise temperatuur, aurustamise kondenseerumise temperatuur on erinev. Seega siis kogutakse ta siia püti sisse ja siis ta peaks minema nagu eraldi vesi ja siis see õli, siis saadakse see parfüümiõli kätte taime seest. Iga päev siis 1500 kuni 2000 pudelini tehakse siin ja sellel tehasel ei ole rohkem filiaale, vaid see on ainuke koht, kus parfüüme siin siis toodetakse.
الولاد لما يدوروا